Tere! Alustame veebiseminariga Tuubal RFM6 geotehniline projekteerimine. Tänane veebiseminar peaks kestma tund aega. Loodan, et jään ajaraamidesse kenasti. Kõigepealt siis teen väikse sissejuhatuse ja siis hakkame järjest vaatama mudeleid. Täna siis olen ette valmistanud 7 mudelit. Esimene mudel, seal siis räägin üleüldiselt ja näitan, kuidas mudelit üles seada. Väga lihtne näide, et võimalikult vähe aega läheks, aga et näha, kuidas siis reaalselt mudel toimima hakkab. Siis vaatame süvendisse projekteerimist. See on oluline sellepärast, et Luubal on ise teinud ka webinari sellesama geotehnilise projekteerimise lisa kohta, aga nad on alati pannud hoone maapinna peale nagu näiliselt, et siis see teema kindlasti vajab tähelepanu. Siis saviläätsega üksikvundamentide jada, et kuidas siis see savilääts mõjutab peal olevaid konstruktsioone. Siis vaatame järsu kaldega kehva pinnasega olukorda ja kuidas siis olukorda lahendada. Seal on tegemist plaatvundamendiga. Siis natukene tugimüürist. Siis 6 on tehasehoone näide elust enesest, et üks praeguses projekteerimisfaasis olev hoone. Ja siis 7. mudel on siis juurdeehitus Construction Stages mooduliga, et tegelikult Construction Stages ja Geotechnical Analysis moodulid sobivad väga hästi kokku, aga kuna täna keskendun geotehnilise add-oni peale, siis ma üritan lähtuda sellest, et inimesel ei ole seda Construction Stages moodulit, aga lõpus ikkagi siis korra vaatame ka seda. Ja siis teen kokkuvõtte, et mida siis selle mooduliga teha saab ja mida veel ei saa teha. Kindlasti saadan ka kõikidele osalejatele need samad mudelid pärast mingi Google Drive lingiga näiteks, et siis saate ka ise neid mudeleid näppida ja vaadata, mis siin programmis tegelikult ka toimub. Et see mudelite ülesehitamine võtab omajagu aega, et siis saate kiiresti seda teha. Nii, lähme edasi. All peaks olema selline Q&A nupp, et kui on küsimusi, siis kasutage seda. Ja ma püüan siis vastata kas kohe või kui see vastus on tulemas hiljem webinari jooksul, siis ma võib-olla ei vasta. Mina olen Tiit Pürkland, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, et 7 aastat projekteerimiskogemust. Nüüd vist juba võib sinna 8 siin kirjutada. Ja BIM Solution siis tegelen tarkvaraga siis alates 2021 novembrist. BIM Solutions SIA, mille jaoks mina siis töötan, on osa rahvusvahelisest kontsernist, mille tegevuspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina ja Gruusia. Valgevene keerukuse tõttu seal kahjuks siis praegu enam ei toimeta. Gruusias läks just asi hiljuti käima. Soovin neile edu. Ja siis need ettevõtete nimed on BIM Solutions SIA, siis Leedu nii-öelda siis emaettevõte on Intelligent BIM Solutions ja samal ajal seesama seltskond tegeleb ka Baltic BIM Managementiga, kes siis teeb BIM koordineerimist ja sellist asja siis näiteks Riia, Rail Baltica ristile ja nii edasi, et päris suured objektid on neil käes. Nii, mida siis BIM Solutions pakub? Pakume siis erinevaid tarkvaralahendusi, et kõigepealt siis Luubal RFM ja RStab, sama asi, üks on lihtsalt ilma pindelementideta. Et tänane teema siis on ka Luubal RFM, siis Fine Geo 5, hea vundamentidega ja geotehnilisi arvutusi teha. PinEC ka, lihtsalt sellised piltidega, sellised nagu Exceli sarnased arvutused erinevatele konstruktsioonidele, võib-olla pakub huvi. Side ja staatika, põhiline leib on siis terasliited ja siis seintalad betoonimoodulis. Pakume ka Rhino Grasshopperit, millega saab siis visuaalse programmeerimise abil parameetrilisi mudeleid teha. Ühtib kenasti Luubal RFM-iga. Pakume ka Cadeoni, millega saab õõnespaneele arvutada, igast erinevaid trossiskeeme ja kõik Eesti ristlõiked on olemas.
ja ka Excel Manager, mis ei ole küll projekteerijatele, aga on väga hea võimekas tarkvara, millega siis teha BIM koordineerimist, eelarvestamist ja ehituse simuleerimist ja nii edasi. Väga-väga laia haardega programm. Ja muidugi pakume ka tehnilist tuge, kui on probleeme meie tarkvaradega, siis saab helistada, treeninguid ja tootearendust. Üldiselt see tootearendus tähendab siis Rhino Grasshopperit, et keegi tahab mingisugust huvitavat parameetrilist või mingi automatiseeritud lahendust, et siis Rhino ja Grasshopperiga saab selle teha. Nii, tahaks rääkida ka ehituse e-hüppest, et seda ma siin kuulutasin välja kõvasti, et nüüd see esimene raund sai läbi. Tulemused laekusid 2. veebruaril õhtul. Toetust sai 103 taotlejast 63, jagati laiali 2,6 miljonit, alles jäi 1,9 miljonit. Ehk siis see kogusumma oli 4,5, mis jagamisele läheb. Siis minu teada, minu tarkvara ostu oli 9 tükki, 9 avaldust, kes tahtsid minu tarkvara osta ja 7 nendest said, ehk siis nii-öelda success rate oli 77,8%, mis on päris hea. Ja teine taotlusvoor algab 2023 aasta jooksul. Infot ei ole, ei tea, millal täpsemalt, aga igatahes selle slaidi point on see, et nagu näha, success rate on päris hea. Ma arvan, et kui teile pakub näiteks Global RPM huvi või midagi, siis tasub kindlasti proovida. Ja toetuse mõte on see, et 50% tuleb toetust, 50% oma finantseering, litsentsid, koolitused, arendused. Et sinna taotluse paketti võib ka koolitusi ja arendusi panna. Nii, aga hakkame siis rääkima tänasest teemast. Et kõigepealt lühidalt räägiks materjali arvutusmudelitest, et kuidas siin üldse nagu pinnast kirjeldada saab. Et siin on hetkel 3 varianti. 4. variant on praegu in development, aga see linear elastic, kõige lihtsam. Annad elastusmooduli, Poissoni teguri ja Nike mooduli ja nii ongi, et terve see pinnas on nagu selline elastne keskkond. Just selle mudeli probleem on see, et ta võtab ka täiega tõmbejõudusid vastu, mida pinnas liiga palju tegelikult ei võta üldiselt ja ka see, et need parameetrid on siis nii-öelda sügavuti ka konstantsed. Aga see on väga hea ja kiire arvutusmeetod, et kui vaja lihtsalt kähku mudelile mingi esmane hinnang anda, siis tasub alati linear elastikuga kõigepealt läbi arvutada. Üks küsimus on ka tulnud, et kuna e-hüppe uus voor tuleb, et nagu ma kirjutasin, et see on 2023 aasta jooksul ja ei tea millal. Nii, siis teine materjaliarvutusmudel on Plastic Modified Moore Coulomb, ehk siis kui pinnase nihke tugevus saab ületatud vastavalt sellele paremale skeemile, et siis hakkavad toimima ideaalsed plastsed deformatsioonid. Et see võiks nagu juba natukene paremini pinnast iseloomustada kui see eelmine materjalimudel, sellepärast et siin ei saa pinnas võtta mingeid üüratuid tõmbejõudusid vastu. Kolmas mudel on non-linear elastic. Et siin siis arvestab mudel sügavuti parameetrite muutumisega, et mida sügavamale lähme, seda suurem on siis see peatõmbepinge sigma 3. Või tähendab mitte peatõmbepinge, vaid see on pigem see kõige surutum peapinge. Et mida suurem on survejõud, seda suurem on ka elastusmoodul. Et see ka tegelikult on üsna asjalik eeldus. Ja kui te olete vaadanud lähemalt seda pinnase kandevõime, või näiteks mingi üksikvundamendi või lintfundamendi pinnase kandevõime valemit, siis seal on ka näha see Q', mis on siis vundamendi sügavuseks, et mida sügavamal vundament on, seda rohkem ta ka kannab ja analoogselt siis on siis ka elastusmooduliga, et mida sügavamale lähme, seda suurem võib see elastusmoodul olla. Aga lõppude lõpuks jällegi kõik oleneb pinnastest, teatud pinnast ei pruugi niimoodi käituda. Aga selline materjalimudel igatahes olemas on.
ja soil hardening on selline, et saad etapiliselt pinnast koormata ja kui sa võtad koormuse maha, siis jäävad sellised jääkdeformatsioonid ja uuel koormamisel on juba täiesti teine elastusmoodul. Aga see on praegu in development. Praeguse plaani järgi saab suvel valmis. Nii, aga teeks nüüd hoopis niimoodi, et alustaks mudeliga. Nii, tõstan siia Global Airframe'i, panen new model, kirjutan siia 01 webinar, nii 3D mudel, add-on'id, mida me täna vaatame, on Geotechnical Analysis, selle lülitame muidugi sisse, vaatame standardeid, koormuskombinatsioonid on Eesti rahvusliku lisaga, aga Geotech add-onil hetkel ei ole seda, vaid on selline see üldine Euroopa standard, väga fine. Ja ülejäänud settinguid ei ole vaja näppida, telge hoian üles suunas, sest tavaliselt ta niimoodi on, et kui mingid alusmudeleid võtad, siis nad üldiselt on selle telestiku järgi ja siis ei ilmu nad tagurpidi mudelisse. Paneme OK. Tekib meile see üks tühi mudel. Hakkame siis vaikselt sammu haaval minema, et kuidas siis seda mudelit üles seadma peaks. Kõigepealt siis võtame materjalid lahti. Siin on juba üks liivakene ees, ma lasen selle maha. New material. Siin kohe on material type, et kui Geotech add-on on sees, saad valida soil ja siin on siis need materjalimudelid, millest ma rääkisin. Hetkel ma jätan selle lineaar elastiku peale. Nagu näha, siin küsib nihkemoodulit ja Poissoni tegurid ka, et võib-olla kohe nagu peast ei oskagi öelda, aga tahaks nagu väga kiiresti tulemusi mudelist kätte saada või lihtsalt testida. Pole hullu. Import from material library töötab väga hästi. Nii, panen region all, material, soil. Ja siin on sellised üldised keskmised parameetrid erinevad tüüpi materjalid olemas. Võtame kohe sand, piiv. Võtan selle ja näed, kohe on mul numbrid olemas. Ja hetkel ma siis niimoodi ta ka jätan. Siit on võimalik veel parameetrit mingi teguriga suurendada, vähendada, juhul kui on mingil põhjusel soov. Nii, jääb siis lineaar elastik. OK. Nüüd oleks vaja siis kuidagi see pinnase massiiv tekitada ja selleks meil on vaja tekitada puurauk. Võtame vasakult special objects, boreholes. Teeme uue. Jätame selle mudeli tsentrisse. Ütleme, et tegemist on liivaga. Paksus näiteks 20 meetrit. Kuna hoiame praegu mudelit üli lihtsam, siis jätame selle ühe pinnase ja hakka siin keeruliseks asja ajama. Ma teen 4 tükki veel. Kohe varsti näete, miks ma nii tegin. Annan -5, -5, -10, -10. 10. Nii. Tekkisid meile sellised puuraugud siia. Ja et pinnast genereerida, siis kohe puuraukude all on soil massives. Paneme new soil massive. Ja siin on kohe valik, et saab puuraukudes seda genereerida. Siit valime siis milliste puuraukude järgi. Nii, kui ma võtan selle keskmise näiteks, või selle massiivi tsenter on 0, 0 ja suurus on näiteks 25, 25. Nii, ja kohe ta genereerib mulle pinnase. Teen ta natuke suuremaks. Nii, ja kohe on ka toed õigesti automaatselt olemas. See object type on täiesti Geotech add-onile mõeldud ja sisuliselt annab ta sulle kohe arvutamiseks valmis oleva olukorra.
Nii, aga see pinnas on või see pinnasmassiiv on natuke igav, ma näitan natukene, kui oleks varieeruv pinnas, et mis siis nagu toimuma hakkaks. Impordin siit mingi suvalise slightly plastic savi. Nii, OK. Teeme näiteks niimoodi, et nii see -5, teeme näiteks, et on 15, 5, on siis 15 meetrit paks ja 5 meetrit paks. See samamoodi 15, 5 ja teisele poole teeme siis 5 ja 15, natuke teistpidi. 5 ja 15, nii. Ja OK. Nii nagu näha, siis selle mudeli ära ka sõimima, muidu hakkab mulle loopima neid meeldetuletusi kogu aeg. Nii, mudel on seivitud. Ja kuna see pinnasemassiiv praegu põhineb ainult sellel keskmisel puuraugul, siis mingit muutusi ei toimunud, aga seda ma saan kiiresti muuta. Siin on siis näha, et number 1 puuraugu järgi kustutame ära, valime hoopis need. Ma kõigepealt valin tegelikult 2 äärmist. Nii, ja siis tekib selline ilus nagu kaldpinnaga pinnaseks, selline lineaarne. Aga samas nagu selliseid olukordi väga tihti ei ole, kus saab sellist lineaarset pinnast genereerida, et nagu näha, siis ma tegelikult defineerisin rohkem puurauke, kui ma võtan need ka. Siis tekib juba selline huvitavam pinnas, et selle pindelemendi nimi on NURBS, mis siia tekib. Selle sättimisest räägin natukene hiljem, aga need punktid on siin sätitavad, et sa saad siis üle kirjutada selle, mis ta siin genereerinud on, natuke parandada, endale sobivamaks teha. Aga see praegu selleks, natuke hiljem räägin sellest. Nii, lähme siis tagasi selle kõige esimese variandi peale. Kõige lihtsam variant. Ma lülitan need servatoed ka välja, siis on mudel natukene ilusam. Nii, ja siis siin on mul juba 500 plaatelement, seda võikski kasutada. Võtame siit ülevalt rectangle via center, centri punkti järgi saab siis teha ühe plaatelemendi. Panen OK, parameetrid on õiged. Nii, ja siis vajutan siia mudeli keskele. Ja siis näen, et OK, see on 1 ja 1 ja nüüd mul on 2 x 2 meetrit, üks selline üksik vundament, kontrollin üle, joone pikkus tõesti 2 meetrit, sobib. Nii, ja paneme talle ka koormuse peale. Siin samamoodi võtan siit need erilised koormused, free rectangular load. Ma eeldan, et tegemist on sellele vundamendile toetub mingi post ja siis ma teen, mille mõõtmed on 0,5 meetrit korda 0,5 meetrit. Ja tsentri saan siit valida, eks, see juba oli tegelikult 0. Ja koormuseks panen 10 000, mis peaks vastama 2500 kilonewtonile, kui ma õigesti mäletan. Punktkoormusele. Nii, OK. Koormus on peal, seda saab siin sättida ka suuruse mõttes. OK, last alla. Kustutan ära ja nüüd oleks vaja vaadata seda, et mis nende koormuskombinatsioonidega saab ja kuidas siis nagu arvutuslikult seda mudelit üles seada. Pinnas on mul olemas, pinnasel on parameetrid olemas, linear elastic mudel. Vundament on ka olemas. Lähme siis vaatame, mis nende koormustega saab. Nii, kõigepealt siin on siis oma kaal. Siin on kirjas active self-weight except soil solids. Soil solidsid on eraldi. Ja kui me vaatame seda, siis siin on active self-weight for soil solids. See on siis nagu omaette teema. Kirjutan siia pinnas. Nii, aga mul on vaja teha veel üks väike trikk, et
tegelikult kui alguses panna lihtsalt pinnas arvutama, siis ta vajutab selle pinnase kokku ja kohe tekivad suured deformatsioonid, aga me ei taha neid deformatsioone näha, sest tegelikult ju see olukord, mis meil looduses on ju see nullpunkt, millest me vaatama hakkame. Selleks ma teen uue load case'i, mille nimi on näiteks pinnas reset. Siin on staatilise analüüsi settingud, modify, tekitan ühe uue variandi siia. See on siis nüüd siin rohelist värvi nagu näha ja vajutan selle linnukese peale equilibrium for undeformed structure. See siis nullib deformatsioonid ära, aga jätab survepinged alles, geostaatilise pinge. Nii, OK. Ja siis siit valin, et oleks aktiivne. Siin on siis näha kohe selle rohelise täpikese järgi, et siin on mul see reset peale pandud. Lähen actionsit alla. 2 omakaalu actionit. Ma ei taha, võtan siit actionist maha pinnase, et ta ei tekiks mul kombinatsioonidesse. Ma tahan, et pinnas reset tekiks kombinatsioonidesse. Ja jätan alles ainult karakteristliku kombinatsiooni. Nii, ja nüüd vaatame, mis ta mulle siis tekitab siia. Ja nüüd ongi LC1 plus LC3, mis on siis self-weight plus pinnas reset on nüüd ühes selles kombinatsioonis koos. Ja lisaks veel sellele kombinatsioonile panen consider initial state, et ma saaksin vaadata nagu sellest algolukorrast, pinnas reset olukorrast nagu juurde tekkinud pingeid näiteks, mitte kogu pingeid ainult, vaid juurde tekkinud pingeid. Ja selleks ma siis panen siia selle pinnase reseti. Ja nüüd ongi tegelikult mudel põhimõtteliselt valmis. Ühe asja, mis ma veel teen, räägin natukene mesh imisest. Default mesh on 0,5 meetriga, kui ma näiteks panen generate mesh praegu. Nii, ja vaatame neid solid mesh'e. In solids. Siis ta näeb selline, siin vist on isegi meetrine see mesh praegu, et näeb selline vahva välja, aga ma tahaks täpsemaid tulemusi, siis ma vajutan kaks lõpsu selle pindelemendi peal, panen mesh refinement ja näiteks ütlen, et teeme 0,25 meetrised ruudukesed sinna. Teeme uue meshi. Nii, vaata, nüüd on kohe pilt hoopis teistsugune. Siin vundamendi ümber on väga tihe soil mesh ka. Pinnase mesh on tavaliselt 2 meetri kaupa, aga siin siis nagu näha, teeme asja tihedamaks, et saada täpsemaid tulemusi. Mulle tundub mõistlik niimoodi läheneda. Muidu võib-olla need tulemused täiesti loetamatud või mida ei saa usaldada. Aga okei, nüüd on mudel üles seatud. Korra veel saving ja paneme kalkuleerima. Loodame parimat, et ikka arvutab ära ka. Üks küsimus on, et kas vundamenti saab paigutada ka pinnase sisse. Jah, saab. Sellest ma räägingi kohe järgmises näites. Praegu lihtsalt teeme sellise kiire, lihtsa. Ja siis on küsimus, et kas saab teha ka dünaamilist arvutust, et ma hetkel jään vastuse võlgu, ma ei ole selle peale üldse mõelnud, et kas seda võiksin teha või kuidas see üldse välja peaks nägema. Aga ma võin ühte asja öelda, et siin selles, kui me nüüd lähme nendesse materjalimudelitesse, siis siin on selline asi nagu non-linear elastic, see 3. variant, eks. Ja siin on võimalik määrata ka selliseid asju nagu see mingi referents nihkemooduli väärtuse niimoodi ja kui ma siin nüüd hiljuti rääkisin Peeter Talvistega, siis ta ütles, et just neid parameetreid, mis siin nüüd lõpus on, et on küsitud tuuliku fundamentide põhjadele, et võib-olla siit isegi saaks mingisugust dünaamilist arvutust teha, aga jah, hetkel, kuna ma seda ise proovinud ei ole, siis ma vastuse võlgu. Loodan, et said vastuse. Nii, siis tulemused on siin. Mulle ei meeldi, et on selline hall, teeme läbipaistvaks selle mudeli ja hetkel on natukene nagu võib-olla raske nagu näha, mis siin täpsemalt toimub, eks. Saan animatsiooniga käima panna. Aga õnneks siin on selline feature nagu clipping plane.
Tekla kasutajatele kindlasti väga tuttav. Guide objects, paneme clipping plane, new clipping plane. ZX teljega tahaks, et oleks paralleelne ZX ja nüüd aktiveerime. Nii, siis siin on see selline hall varjund, seda ma ei taha. Siis ma võtan selle halli varjundi maha. Ja siin me siis näeme neid fundamentide vajumeid. Üks asi, mille ma veel maha võtan, on see puurauk. See on ka nagu see on mingi dok püsti, ei meeldi. Ja nii see vajum praegu välja näeb. Saab jälle vaadata animatsiooni, väga vahva. Ja vaatame siis tulemusi ka, et hetken on lihtsalt deformatsioonid peal 17,6 millimeetrit. Aga siin on siis veel igasugused erinevad tulemused, mida saab vaadata. Sigma Z, kontaktpinged. Nagu näha on serva nurkades on sellised päris suured väärtused. Ja siin on ka näha seda, et 145 kilopaskalit võtab see pinnas kuskil vastu tõmmet, et see on see linear elastic mudeli probleem, et võib-olla see 145 kilopaskalit ei ole nagu asi, mis tegelikult pinnasele mõjuda saab. Aga sellegipoolest nagu näha, arvutus oli ülikiire, saab kähku tulemused kätte esmased. Nii, siis vaatame peatõmbepingeid ja siin on siis näha, kuidas see asi välja näeb, et vundamendi piir on umbes siin. Ja siit eemal siis mõjuvad väga suured tõmbepinged. Kui mul oleks Moore-Coulombi mudel, siis neid tõmbepingeid seal ilmselt sellisel kujul ei oleks. Ja see pinnas oleks plastifitseeritud siin ümber. Aga seda ma siis saan ka kohe näidata. Nii. Selline ta umbes välja näeb ja siis natuke räägin ka sellest final resultsist, differentialist. Et kui me nüüd vaatame deformatsioone, eks, ja klõpsime nende kahe final ja differentiali vahel, siis ei muutu mitte midagi. Ja see ei muutu sellepärast midagi, et me panime enne selle reseti siia. Deformatsioonid on ära resetitud, aga kui me näiteks vaatame Sigma Z pingeid ja klõpsime nende kahe variandi vahel, siin on ilmselgelt vahe. Ja see on siis see differential, et mis lisapingeid see vundament siia pinnasele tekitab. Ja seda siis saame siit vaadata ja siis siin on see kogu pingete olukord. Nagu näha, siis sellest kihist on pinged nagu üles toodud, sest see osa siin on nüüd kõvasti rohkem pingestatud. Vot. Ja siis siin on ka näiteks nihkepinged, tau max ja saab vaadata ka erinevaid neid von Miseseid asju, aga neid ei ole oluliselt praegu. Okei. Kähku näitan veel ka ettevalmistatud mudelit, kuidas see sama mudel on selle modified Moore-Coulombiga, kuidas ta välja näeb. Siin näeme, et deformatsioonid on 17,6 ja siin ei ole plastic strains, näiteks plusseid suhtelisi deformatsioone ei ole siin üldse praegu valikus, ei saagi olla. Aga kui ma nüüd lähen siia, vaatame näiteks sama mudelit, aga ma olen andnud talle selle. Siin on siis näha, et tegemist on, vajutan selle Moore-Coulombi pinnase peale, siis see massiiv muutub aktiivseks, järelikult see ongi. Ja siin on näha, et ma olen andnud talle 5 kilopaskalit lidususe ja vaatame siis, kuidas see tulemusi mõjutab. Ja nagu näha, siis deformatsioonid on suurenenud 17,6 pealt 22 peale. Koormused, kõik muud asjad on täpselt samad. Ja kui me nüüd pingeid vaatame, siis on näha ka, et need siin need positiivsed väärtused on kadunud tõmbe osast, et ainult 2,3 on, mis on fine, sest väike nidusus on ju defineeritud. Ja hullu vaatame peatõmbepingeid, sama teema, väike väärtus 2,5, alla 5. Sobib ja sellest pinnase plastifitseerimise tõttu on siis läbivajum suurenenud, tundub ka nagu loogiline. Nii, siis siin on siis strains ja nüüd on siin olemas ka plastic strains. Nüüd saab vaadata, kuidas
pinnase kontuurist väljas, siis tekivad selged plastsed deformatsioonid. Ja tegin veel ühe näidismudeli veel selle sama asja kohta, aga nüüd panin nidususeks 200 ja vaatame, mis siis jutub. See ei ole muidugi väga realistlik, aga lihtsalt huvitav ju ikka vaadata, mis siis toimub. Vaatame deformatsioone. Esialgne oli 17,6, nüüd on juba 9, nüüd on ja siis eelmises mudelis oli 22,4, nüüd on siis vahepealne, kuna tänu niidususele suudab ikkagi nüüd pinnast tõmmet ka vastu võtta. Ja nüüd on näha, et kontaktpingetes on 21, siis tõmbejõud ja peapingetes 44, et nüüd siis, kui on niidusus defineeritud, eks siis nüüd suudab siis pinnas võtta ka neid tõmbejõude vastu. Põhimõtteliselt, kui panna siis niidusus lõpmata suur väärtus, siis teoreetiliselt seesama modified Moore Coulomb ei jõua mitte kunagi selle plastse osani ja ta töötab täpselt nagu see linear elastic mudel. Okei, sellega vist nüüd sai kõik. Korra vaatan üle oma sisu korra. Ja ühest asjast tahan veel rääkida. Kui me vaatame neid kahte alumist pinnase materjali mudelit, siis ta küsib sellist asja nagu dilatantsi. Kähku näitan, mis teema selle dilatantsiga on. Nagu ikka, esimene mudel hakkab lõpule saama, juba on 35 minutit läinud. Lähme korra slideshow juurde tagasi. See dilatantsi on siis alumised 2 pilti näitavad seda väga hästi, et kui pinnast tunneb nihkepingeid, siis teatud pinnased hakkavad hoopis paisuma nihke olukorras. Lihtsalt põhjusel näiteks liivade puhul, kui nad on nagu hästi kenasti kompaktselt kokku surutud ajapikku, siis nihkudes nad tegelikult nagu hakkavad üksteise ümber liikuma ja sellega neil on vaja ruumi juurde endale tekitada, et nad saaks niimoodi nihkuda ja selle tõttu hakkab siis pinnas nagu paisuma hoopis. Ja üldine selline kuldne reegel on, et liivade puhul on sisejuurde nurk -30 kraadi, mis siis tähendab, et tihedatel liivadel on see umbes näiteks kui on 40 sisejuurde nurk, siis on see dilatantsi 10 kraadi ja savide puhul on siis võib julgelt eeldada 0-iks ja siis ilmselt saab päris head tulemused. Nii, siin siis natukene, põhimõtteliselt seesama harjutus, mida sai just tehtud, siis Blueballi presentatsioonist ka üks selline väike juhend, et Saksa mingis geotehnilises juhendis soovitatakse siis pinnase massiiv teha umbes 3 korda nii kaugele, kui siis see hoone ise lai on või see vundament. Nii oleme näide number 2 juurde. Siin siis räägin sellest süvendisse projekteerimisest. Üritasin seda veebiseminari niimoodi teha, et põhimõtteliselt kõik sisu oleks ikkagi erinev sellest, mis Blueballi webinarides on, muidu oleks natukene mõttetu lihtsalt tõlkimine. Sellest ei räägitud, et kuidas nagu pinnase sisse projekteerida, nii nagu päriselt on, et siis ma nüüd üritasingi neid testida, et mis siis nagu juhtuma hakkab. Ja esimene asi, mis ma teada sain, on see, et sa ei saa seda, näiteks siin on plaadina projekteeritud mingi üksik vundamendi, mitte lint, aga lihtsalt see vundament, et ma ei saa seda nagu keset soil solidit kuhugi hõljuma panna. Need messid ei ühine, et sisuliselt ta on nagu mingisugune õhus hõljuv asi siis, et kui sa tahad kuhugi solidi sisse seda projekteerida, siis sul on vaja solidtükkideks teha, et põhimõtteliselt see vundament siin peab olema kindlasti nagu näha kontaktis selle soil solidiga ühes tasapinnas, et siis nad nagu genereerivad üldse meshi ja hakkavad koos toimima. See on üks asi, millele kindlasti tähelepanu pöörata. Ja natuke seletan siis, mida ma siin nagu näidata üritan, mis selle mudeli point on üldse.
Selle mudeli point on selline, kõigepealt vaatame, kõik need vundamendid on täpselt samamoodi koormatud, kõigepealt vaatame maapinnal, siis vaatame süvendis ühe pinnasega, süvendis teise pinnasega ja süvendis niimoodi, et see süvend on nii-öelda see süvendi tagasitäide on hoopis asendatud koormusega. Näed, siin on näha, et siin on 3 meetrit sügav süvend ja 20 kilonewtonit kuupmeetri kohta on see tihedus ja siis 3 meetri peale tuleb 60. Ja siis siin on selline lineaarne jaotus, kuna selline järsk tõlv. Ja vaatame siis, mis juhtub nende pinnastega. Ja siis rääkides sellest nendest soliditest, siis solidi sisse ei ole võimalik nagu sellist voidi või sellist, ma ei oska isegi öelda, mis eesti keeles on, ma ütlen selle kohta lihtsalt void, et sa ei saa pinnase sisse teha voidi ja siis sinna toppida midagi, mingit teist pinnast, vaid sa pead tegema kas küljelt sisselõike või läbivalt sisselõike, nagu näha, siis siin ma olen teinud läbivalt. Aga jah, et kuhugi siia keskele hõljuma mingisugust eraldi solidit ei ole võimalik, lihtsalt need solidid lähevad katki. Küsisin ka developeride käest, miks niimoodi on, siis nad ütlesidki, et kuna sellel on nii lihtne workaround, siis nad ei viitsinud sellega tegeleda hetkel. Nojah, arusaadav. Okei. Vaatame siis tulemusi. Üks teema veel. Vaatame kõigepealt, mis tagasitäite pinnased mul siin üldse defineeritud on. Siin on 2 tüüpi pinnased, eks. Mõlemad on liivad ja modified morpholomb. Sellel on nidusus 100 ja sellel on nidusus 1. Et see on nende vahe, nidususe vahe lihtsalt testimise mõttes. Ja kui ma nüüd panen clipping plane jälle peale, siis me näeme täpselt sinna kaeviku sisse, et mis seal nagu toimuma hakkab. Kus sa oled? Siin. XZ on see. Nii. Võtame siis selle kombinatsiooni lahti, vaatame deformatsioone. Kõik on täpselt samamoodi koormatud, eks samasugune jõud nagu selles eelmises mudelisse defineeritud, peale pandud. Ja kui me nüüd vaatame, siis kõige suuremad deformatsioonid esinevad siin selles esimeses variandis, kus on maapinna peal ja selles variandis, mis on siis nagu süvendisse projekteeritud ja millele on tagasitäide pandud lihtsalt selle koormusena. Aga siin keskel, et siin toimuvad mingid huvitavad asjad, et korra vajutan selle, üritan seda solidit siit kätte saada. Nii, see oli 6. liiv, number 6 liiv. See oli siis see, mille nidusus on 1. Ja nagu näha, siis selle ühese nidususega tagasitäitega, siin on deformatsioon suurem ja siin on kõige väiksem, siin kus on see 100 nidususega tagasitäide. Ja siin tekibki selline teema, et kuna me ei kasuta siin seda construction stages lisamoodulit, siis tegelikult nagu see tagasitäide läheb täpselt samal ajal peale kui see vundamendi koormus ja siis tekivad sellised häired siia mudelisse. Kui me vaatame näiteks neid pingeid, siis tegelikult nagu näete, siis sigma Z lihtsalt kontaktpinged vertikaalsed on tegelikult siin üsna sarnased kõigis mudelites, loogiline ka peaks olema, aga siin, kus on see 100 nidususega tagasitäide, siin tekib selline imelik teema, et ta võtabki peaaegu 100 kilonewtonit ruutmeetrile siin vastu, mis tähendab seda, et sisuliselt see vundament ripub praegu selle tagasitäite küljes ja see tagasitäide kannab koormuse edasi laiali ja sellepärast oli ka siin kohas kõige väiksem deformatsioon. Siin on nagu selline tumekollane ja kõikidel teisel on selline punakas. Ja kui ma selle tagasitäite tegin nullnidususega, siis juba on natukene paremad tulemused, aga pole nagu päris õige ikka. Ehk siis antud juhul, kui ei ole construction stages moodulit sul, siis pigem kaldun selle variandi peale, et lihtsalt see kaeviku auk teha ja siis pärast siis nagu mõelda, et kas see tagasitäitest tulenev pinge, et kas see siis peaks ka vajumeid mõjutama või mitte. Et kui arvad, et kindlasti see mõjutab, siis lükkad need
pindkoormused peale, nii nagu ma siia panin. Ja, aga jah, see on siis sellepärast, et hoida raha kokku construction stages mooduli peal. Jah, nii on. Vot, mitte, et oleks kallis, aga lihtsalt, et see on lisamoodul ja see ei ole nagu otseselt tänane teema. Korra veel ma unustasin näidata seda reseti teemat, et näed, siin on samamoodi self-weight soil, üks on nagu resetitud ja teine ei ole, eks. Kui me vaatame nüüd vertikaalpingeid, eks, siis on näha, et täpselt selle süvendi all on umbes see oranž joon, eks. Ja kui me vaatame nüüd pinnase omakaalu resetitud variandis, täpselt sama pilt, mitte mingit vahet ei ole, mis on väga õige, aga kui me vaatame deformatsioone, siis resetitud olukorras on siis 0. Täiesti loogiline, see oligi eesmärk ja kui ma laseksin pinnasel lihtsalt ilma resettimata olla, siis on näha, et ta vajub kokku 40 millimeetrit ja kui ma kasutaksin seda varianti koormuskombinatsioonides, siis kõikidel väärtustel oleks alati see 40 millimeetrit juures. Et noh, mis ma ikka nende tulemustega teen, et mind huvitab lisavajumid, mitte need mingid kunagised geostaatilisest pingest tekkinud vajumid. Vot. Okei, lähme järgmise mudeli juurde. Selle võime kinni panna. See on siis saviläätsega üksikvundamentide jadal täpsem olla. Panen mudeli avama, kohe tuleb. Siin ma tahan lihtsalt näidata, kuidas on võimalik hinnata mõju konstruktsioonidele, et kui mul näiteks peaks olema kuskil, bioloogiast tuleb välja, et mul on mingis kohas on mingi savilääts kuskil siin keskel, et kas ma nüüd peaks muretsema selle pärast või mitte, aga siin siis selles Geotech add-oniga sa saad siis reaalselt välja arutada, et palju see savilääts mõjutab minu konstruktsiooni. Et kõigepealt praegu siin mul on ees mudel, kus kõik need solidid on liivad, sellise 450 laskumooduliga, suht OK. Ja vaatame, millised tulemused nagu välja näevad, kui kõik on üks ja sama pinnas, hea pinnas, no okei pinnas. Juba siin on näha, et kuna need otsapostikesed on oluliselt vähem pinnasesse vajunud, siis juba tegelikult see mõjutab paindemomendi ja püüre. Kui ta oleks lihtsalt kuskil nende tavaliste supportide peal. Ja kui me nüüd vaatame, siin on mingi, mis siin need vajumid on, 13,6 näiteks siin saviläätse kohal, eks. Või no tähendab, ta veel ei ole savilääts, kohe teen ta saviläätseks. Ja ma nüüd lülitan deformatsioonid välja. Vaatame, milline see, tahan nüüd selle keskmise ära muuta. Nagu näha, siin mul on ka tehtud läbiv lõige, et need solidid toimuks. Siia otsa kohtadesse peab openingi tekitama sellesse äärmisesse ka, teaksite. Nii, valime soil solidi esimese. Jah, esimene ongi see õige. 2 klõpsu peale, vahetame savi vastu ära. Näitan korra seda savi parameetrit ka, elastmoodul 1, no nii halb kui vähegi olla saab. Mingi täiesti kelbas, turvas on seal, siis niimoodi. Korra näitan veel ühte visuaalset trikki ka. Et hetkel on kõik asjad on siin pruunid, eks, aga tegelikult on võimalik värviliselt ka siin näidata, nagu siin on. Et siis on kohe nagu aru saada eemalt, et mis pinnas kus on ja need värvid tulevad siit selle numbri eest. Selline variant on ka olemas. Nii, panen selle esimese variandi tagasi. Pruun, mulle meeldib, betoon, hall ka meeldib.
Okei, läätse tegin saviks ja paneme uuesti arutama. Peaks minema kiiresti, lihtne mudel. Kasutan seda lineaar elastic varianti ka praegu. Kiirus on hetkel oluline, mitte tulemuste kõige parem timmimine. Nii, tulemused käes, vaatame, mis nüüd juhtub. Nüüd on näha selgelt, et selle saviläätse juures on deformatsioonid tõusnud. Enne oli äkki mingi 13,6 nagu siin. Nüüd on 23. Ja kui me nüüd vaatame pointimomendi ja püüri, siis see, mis siin toimub, on ikka täiesti teistsugune kui see, mis siin enne oli. Et sellest vajumist tingitult on pointimomendi ja püürid ikka kõvasti allapoole nihkunud. See on siis asi, mida saab siin Geotech Add-onis hinnata. Väga kasulik. Varem nagu ei olegi osanud seda kuidagi hästi hinnata, kui sellised olukorrad on. Ja kui nüüd minna tagasi siia, siis siin on siis need püürid võrdluses ka. Kõige ülemine on tavaline selline ilma pinnaseta tugedega variant. Teine on siis liivaga ja kolmas on siis selle saviläätsega. Ja nagu näha, siis siin ikkagi need tulemused muutuvad päris kõvasti, et näiteks siin on alumine paindemoment 490, siin on juba 750 ja need tipumomendid käivad ka siin täiesti teistmoodi ja nurgamaad samamoodi, pea kahekordsed vahed. Et jah, üks näide siis, kuidas Geotech Add-oni ära kasutada, et seal saaks paremini magada. Lähme tagasi siia. Võtame järgmise mudeli. Saab juba natuke tempokamalt minna. Saab lihtsalt tulemusi näidata. See on siis kaldse pinnasega, sellise väga järsu kaldega halva pinnase peal plaatvundamendiga hoone. Ei ole reaalne näide kahjuks, vaid ise mõtlesin välja. Aga jälle näitab ühte nii-öelda võimalust, et kuidas Geotech Add-oni ära kasutada kehvades geoloogilistes tingimustes. Natuke mõtleb. Nii, see on siis põhimõtteliselt sarnane olukord, nagu ma alguses näitasin, kui ma neid puurauke tegin. Aga selline hoone, kahekorruseline, all on 500 plaatvundament. Siin, nagu näha, siis pinnas muutub väga järsult. See nurk on siin nagu täitsa huvitavalt ja kui me nüüd vaatame neid pinnase parameetreid, siis see alumine siin on mul liivaks pandud. Lastusmoodul 500, täiega üle võlli, aga lihtsalt, et näidata, kuidas asi toimib. Ja siis siin peale olen defineerinud turba ühese lastusmooduliga, väga halb. Ja mis siis juhtub? Juhtub niimoodi, et maja vajub täiega viltu, mitte kellegi üllatuseks. Ja kui ma nüüd siit paremalt võtan, valin solidid ja lülitan välja, ma ei taha solidi tulemusi näha, näeme ainult maja vajumeid, siis need on ikkagi päris jubedad, eks, et siin ühel pool on näiteks 68,8, teisel pool 138,8. See on põhimõtteliselt kahekordne vahe, tundub selline väga ebamugav olukord, ilmselt ei ole väga aktsepteeritav, et mis nüüd siis nagu selles olukorras teha, ei taha nagu vaiu ka üldse teha, mis saab, eks. Siis tänu sellele Geotech Add-onile on võimalik teha näiteks niimoodi, et ma teen selle plaatvundamendi suuremaks siit otsast ja vaatan, mis juhtub. Küsimus on, kas R-staabi teraskarkassi saab siia üle tuua või vastupidi. Minu teada ei saa, sest et R-staabis ei ole pindelemente ega solidelemente, seega ma ei kujuta ette, kuidas peaks saama seal pinnast modelleerida. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Aga kui sul on muidugi RFM-i litsents olemas, siis sa võid selle R-staabis tehtud mudeli avada RFM-iga ja seal ära teha ikkagi. Selles mõttes see on ikkagi võimalik. Nii, ja nagu näha, vaatame ülevalt poolt.
tegingi sellise triki siia, tõin selle vundamendi väljapoole, plaatvundamendi. Ja mis nüüd siis tulemustega juhtub? Samamoodi lülitan solidi tulemused välja, need hetkel ei huvita. Midagi läbi paistaks. Nii, mis siin siis nüüd on? Nüüd on nagu juba veidike parem olukord, vajub küll kõvasti, aga ei ole hullust, vajumite erinevused on tegelikult nagu enam-vähem, et 76 milli siin otsas, 99, 100 milli siin otsas. No nüüd on 25 milli vahet, et see on juba, ma arvan, et täiesti okei. Niimoodi isegi võiks selle plaadi ära teha. Noh, iseasi, kas see turvas seal päriselt vastu peab, sest hetkel me teeme lihtsalt vajume arvutust, mitte kande piirseisende arvutust. Aga see on teine teema. Igatahes jällegi üks use case. Kehva muutuva pinnase korral on võimalik siin siis selle plaatvundamendi geomeetriaga timmida ja vaadata, et kuidas see hoone nagu enam-vähem ikkagi sirgu saaks jääda. Näitan korra neid pingeid ka lihtsalt huvi pärast. Lülitame seekord surface'id välja. Nii, vaatame differential to initial state. Tulemused nii naljakad siin on. Ja jällegi lükkan selle clipping plane'i tööle. Siin on mul üks valmis tehtud. Nii, ja nagu näete, siis saab niimoodi neid pingeid siin vaadata, eks. Vot. Okei, las see nii olla. Paneme selle mudeli kinni. Ja kordan veel üle, et ma kõikidele osalejatele saadan need mudelid ka, et teil on natukene elu lihtsam. Järgmisena ma näppisin natukene tugimüüre. On näha, et ilmselgelt lähme üle aja. Ei ole hullu, ei tohiks palju minna. Proovisin siin natukene mingit sellist tugimüürilaadset asja ka teha, aga siin mul tekkis nagu igasuguseid probleeme ja ma lõpuks lõin käega, et muidu kui teed sellise lihtsa arvutuse, et võtad pinnase kaalu ja siis näiteks, ma ei tea, võtad paigalseisu surveteguri ja kordsad läbi ja saad oma selle kolmnurkse koormuse püüri ja teed arvutuse ära, ongi kõik hästi. Siis siin tekivad sellised probleemid, et see pinnase solidi mesh on selle seinaga ühendatud, siis kannavad koormust üle, siis üks kisub teist ja nii edasi, et siin on nagu nii palju selliseid häirivaid või disturbance'id või kuidas nüüd öelda, et siin peaks hakkama nende pindreliisidega ja igasuguste selliste asjadega kõvasti mängima, et siis need tulemused saada kuidagi nagu sellised, mida saaks käsitsi võrrelda, aga samas jällegi reaalelu ei olegi käsitsi arvutus, et võib-olla tegelikult tasukski pigem hoopis neid tulemusi vaadata. Igatahes jah, nii on. Mul ei ole vist praegu isegi arvutatud. Võt ühe asja unustasin ära. Praegu tuli meelde, et RFM-is on selline huvitav teema, et sa võid üleüldiselt mudelis näiteks betooni jäikust vähendada või mingisuguse kindla paksusega vahelainde jäikust vähendada või kuidagi niimoodi teha. Aga seda saab teha ka läbi koormuskombinatsioonide. Et näiteks sul on mingi hunnik koormuskombinatsioone, aga sa tahaksid ühte vaadata niimoodi, et sul on vahelaed, näiteks mingi ülivedelad, siis sa lihtsalt kopeerid selle mingisuguse soovitud kombinatsiooni ja siis ütled talle, teeme structure modification'i. Ja siin structure modification'is näiteks ütled, et ma tahan, et see pindelement oleks mingisugust näiteks vähendatud jäikusega või siin on nagu erinevaid variante, sa võid seda stiffness matrix'it muuta või mis iganes. Et sa saad teha koormuskombinatsioonide kaupa sellised analüüse, et kui sul mudeli mingi osa on jäigem või vedelam, mis on minu arust väga, väga hea lahendus. Aga jah, ütleme nii, et kes tahab, võib ka seda mudelit siin näppida. Väga pikalt ei süübi siia praegu. Tulemused pole arvutatud ka, nagu ma näen, nii et ma ei hakka teie aega raiskama ka. Nii, siis on järgmine on siis reaalelust näide, üks ettevõte, kes siin vaikselt hakkab üle minema RFM-ile.
Ja siis see on üks nendest mudelitest, mis nad seal nüüd kokku ehitanud on. See on muidugi mingi selline eelprojekti faasis teema, et palju asju on mudelis puudu ja nii edasi, aga vahet ei ole. Tulemusi võib ikka näidata. See oli siis see sama mudel, mida ma selles promo e-mailis näitasin. See on juba veits selline keerukam ja suurem mudel, siis võtab natuke rohkem aega avamisega. Senikaua ma võin ju geoloogiat näidata. Muidugi. Geoloogia on selline, peal on selline GFM 6 pinnas, mis meil on siin efektiivsisejärge nurk 29, mitsuses 5, deformatsioonimoodul 7. No ei ole hea, pigem halb pinnas, selle all on selline õhukene 27 lastusmooduliga pinnas ja siis tuleb liivakivi vastu. Sellepärast väga muretsema ei pea. Lõige näeb umbes selline välja. Seesama see 6 kehv pinnas, et mõte on lindvundamendid panna selle sama kehva pinnase peale. Siis küsimus ongi, et okei, et pinnas on varieeruv. Kas see on probleem või ei ole? Ja seda siis saame vaadata siin selles mudelis. Ja siin on ka näha siis see alumine, see õhuke kiht. Ja siis 10 on siis see liivakivi. Mudel on siin. Siin on siis näha, kuidas see kiht 6 on. See kiht 6 siit ei saa vist isegi väga aru, aga kui nüüd vaadata, ma teen niimoodi, et ma filtreerin ta ülejäänud asjast välja. See on näha, et tegelikult siin on selline paun selle nurga peal. Et see kehv pinnas nagu läheb hoone nurgas nagu maru paksuks, mis võib probleemi põhjustada. Teen kiire selle clipping plane'i ka. Siis on täpsemalt näha seda. Clipping plane on. Ta on välja filtreeritud, pean tagasi minema algsesse vaatesse. Jälle see vari segab mind, ei taha näha seda. Nii, siin on siis näha see. Hästi õrnalt on näha, et selle koha peal tekib selline väga paks kiht halba pinnast. Lülitame clipping plane'i välja. Ja siin siis sai ka niimoodi tehtud, et kohe näitan. Sain 2 varianti tehtud, et ma koristasin tegelikult selle ülemise 2 meetrit mingit jamapinnast ja 2 meetrit tagasi täidet, mis siia tegelikult tuleks. Sest nagu näha, siis vundament oleks nagu kõige ülemise pinnase peal, aga tegelikult on siin veel 2 meetrit lisa. Ma tegin eraldi kombinatsioon, jälle, et seda construction stages lisamoodulit nagu vältida, siis ma tegin eraldi load case'i, mis ongi tagasi täide ja panin siis selle siia maja, pindkoormus terves maja ulatuses. Ja pärast siis saab vaadata tulemusi, et ilma tagasitäiteta ja tagasitäitega, et jällegi see küsimus, et põhimõtteliselt see koormus on seal juba peal enne olnud, et kas ta siis tegelikult vajumitele mõjub või mitte, ei tea, oleneb olukorrast. Ja siis vaatame nüüd natukene, mis siin selle pinnasega toimub. Ma küll filtreerin need solidid välja. Visibility were selected objects. Tulemuste juurde tagasi. Vaatame siis omakaal, lihtsalt omakaal. Nii, siis näeb olukord selline välja. Siin on ka näha, et see osa näiteks ikkagi deformeerub seal vähem. Vahed muidugi ei ole meeletud, aga selline ta välja näeb. Ja kui me nüüd näiteks võtaks omakaal pluss tagasitäide, oletame, et idee poolest tegelikult tagasitäide ju läheb vundamendi peale, koormab seda. Ja siis on juba numbrid natuke teistsugused. Et jah, ja muidugi selgelt see ka mõjutab seintes või mingites postides olevaid sisejõudusid, eks. Ja siis siin nurgas näiteks on, postid on täiesti lakke välja, mingi 20 meetrit pikad, et võib-olla kui mingi 2-3 senti nad vajuvad, et siis on ebamugav seal üleval mingit liiteid teha, et võib täitsa probleemiks osutuda. Ja mõtleb siin midagi, vaatame kontaktpingeid ka.
jällegi lõpptulemus võib-olla nii huvitav, aga tahaks seda differential to initial state'i vaadata ja siis siit saab kontaktpingeid ka nagu vaadata, mis siin vundamendi taldmiku all siis nagu tegelikult toimub. Küsimus, et mis liiki elementidena on selles mudelis katuslagi modelleeritud? Ei ole pinnase küsimus, aga põhimõtteliselt ma sain ära näidatud ka selle tulemused. Ei ole hullu. Siin on modelleeritud ikkagi lihtsalt surface ja profiilpleki thickness on antud talle. Ma korra vaatan siia sisse. Ongi nii-öelda see profiilpleki parameetrite järgi need surface elemendid siiski, mitte mingid tiimid ega midagi. Loodan, et vastasin su küsimusele. Okei, panen selle mudeli praegu kinni. Natuke tahan nüüd rääkida nendest nurpsidest, nurpspinnad, mida RFM tekitab soil massiivite, pinnase massiivide genereerimisel. Vaatame natukene neid solideid, see on sama mudel, ma näitan, kuidas see pinnas nagu siin on. Et siin on nagu näha, et see üks kiht on siin selline nibin-nabin, jooned jooksevad siin väga lähedalt üksteiselt ja siin juhtub niimoodi, et näiteks kui sa neid puurauke või selle pinnase nii-öelda selle mudeli suurust muudad, siis võib juhtuda, et need tasapinnad hakkavad lõikuma omavahel ja siis need solidid lähevad katki ja see mudel ei tööta. Sellisel juhul on võimalik teha niimoodi, et lähed siia selle soil massive'i alla ja selle generated from boreholes, see on siis, mis alguses on, ja muudad selle set of soil solidiks, siis ta muutub lihtsalt manuaalselt muudetavaks pindelemendiks. Ja kui ma nüüd näiteks võtan selle keskmise solidi, selle eriti peenikese siit. Nii, vaatame seda, ta on siis siin selline hästi õhukene, siis mudel tekitab sellise nurps tasapinna ja seda on võimalik üsna hõlpsasti siin modida ja siis see pinnas muudab kuju vastavalt sinu soovile. Näiteks ma tahan selle lohu siia tekitada, eks, siis ma vajutan 2 klõpsu selle control pointi peal. Nii, ma tahan, et ta läheks 10 meetrit madalamale. Nii, paneme OK. Nii, vaatan, et okei, point on madalal, aga nagu see loht tuli ainult ülivähe alla, eks. Siis on teine variant on see, et siin üleval on selline maatriks ja see on kontrollpunkti kaal. Ja ma tahan, et see punkt, mis ma nüüd siin alla tõmbasin, on ülioluline, see on kõige tähtsam punkt ja tema kaal on 50 ja vaatame, mis siis juhtub. Ja nagu näha, siis nüüd tuli see pinnas kenasti alla, et ehk siis neid nurpse on võimalik nagu väga hõlpsasti nende control pointide järgi muuta. Saad lahti igasugustest surface clashidest asjadest ja mõnikord on lihtsalt see, et ta genereerib sulle pinnase, mis tegelikult ei näe väga selline välja, nagu see geoloogiline profiil on, et siis on nagunii vaja neid asju sättida. Vot, väike selline trikk ja läheb see mudel kinni ja nüüd võtamegi tegelikult viimase mudeli ja lähme vapralt lõpu poole. Ja siin ma siis kombineerin construction stages mudeli. Oota, ma siin ka midagi tegin, ei teinud. Okay. Vaatame, mis selle construction stagesiga teha saab. Nii, siin on selline mudel. Idee on selles, et kõigepealt esimene stage on pinnas, siis teine stage on see resetitud deformatsioonidega pinnas ja kolmas stage on siis see maja ja siis oletame siis, et see maja tehakse esimeses etapis ära ja siis kunagi hiljem teil ja raha tekib, siis ehitatakse teine etapp, eks. Siin ma siis resettisin selle maja deformatsioonid, et võrrelda, kuidas see uus maja siis mõjutab selle esimese etapi maja sisejõudluse deformatsioone. Nii, ja see on siis see viimane etapp, eks nüüd tekkis see maja siia. Vaatame siis deformatsioone ka, kuidas see asi siin üldse liigub.
mudel läbi paistab. No siin on näha, see on hästi, ma panin sellise üsna kehva pinnase siia, sügava ka. Nagu näha, siis ta peaks ise enda kaaluga vajuma 700, muidugi selle resetime ära. Ja siin on resetitud, deformatsioonid on nullis. Nii, teine construction stage. No siin on see maja juba ehitatud. See on lihtsalt oma kaalust praegu, ütleme mingi 4 sentimeetrit siin keskel vajub, eks. Nii, siis siin resetime need deformatsioonid nulli ja nüüd ehitatakse see teine etapp siia juurde. Ja nagu näha, siis ilmselgelt see oli juba enne vajunud, eks, aga nüüd me ikkagi vaatame seda differentialit, et palju see uus maja siis nüüd seda maja mõjutab ja nagu näha, siis tegelikult see plaat siin vajub 3,5 senti rohkem längu siin, et ilmselgelt see siis mõjutab siin nendes postides pikijõudlused on ja läbisurumist. Kindlasti plaadi paindemomendid on teistsugused, seal ei ole küsimustki, eks. Ja no vaatame mingit varianti lähemalt, et võtan selle esimese korruse lae. Võtame esimese korruse lae, visibility by selected objects ja siin on siis nagu näha, mis siin nagu toimub, eks. Vaata, tegelikult ma vist võtan selle viimase koormuskombinatsiooni, et see töötas mul täpselt nii, nagu mul vaja on. See on siis see täiesti viimane, kõik deformatsioonid kokku, kuidas see lõplikult välja peaks nägema. Et näed, siin on ka, see osa on ka ikkagi vajunud ja siis siit tuleb lisavaju. Aga võtan nüüd selle esimese vahelae, visibility by selected objects. Ja nii, ja nüüd, kui me vaatame seda, see on see final result, kuidas ta lõplikult välja näeb. Ja kui me nüüd vaatame differentialit, see on vale või? Ma võtsin mingi vale kombinatsiooni vist. See on nüüd äkki õige või? Võt, korra vaatan. Okei, vahet ei ole, no igatahes on teada, et deformatsioonid muutuvad ja saab seda muutu vaadata, aga ma tahtsin neid sisejõudusid näidata, mis vahelaega juhtub. Mul on vaja result section ka kaasa võtta, kui ma filtreerin selle, ma jätsin praegu kogemata välja, vajutan result section'i peale ka ja nüüd lähen visibility by selected objects. Ja kui ma nüüd võtan deformatsioonid välja ja vaatame surface paindemomente X suunas, eks. Okei, see on see final result, mul on ikkagi vale kombinatsioon praegu ees. Ei näe seda õiget asja. Proovime siit vaadata. Jälle unustasin result section'i välja. Nii. Ikka sai vale. Kohe leian. Usun endasse. Nii, see on õige. Nii. Siin on siis see final result, kuidas see paindemoment siis nagu lõpuks välja näeb, kui on see teine maja ka ehitatud, see esimese maja vahelae paindemomendid. Ja siis, kui me vaatame seda differentialit, siis kuna see plaat vajus siit otsast nagu täiega längu, siis on suht loogiline, et ülemises pinnas on siis need paindemomendist tekib tõmme, eks. Vot, ja sellist asja siis saab siin selle Geotech add-on ja construction stage'idega hinnata. See oligi siis selle mudeli point. Nii paneme kinni ja lähme lõpusirgele. On slideshow uuesti ette. Mida siis teha saab selle geotehnika asjadega? Võtame teema kokku, et puuraukude põhjal pinnas genereerida, siis keeruka geomeetriaga pinnasekihtide eksporti on võimalik teha. Seda ma unustasin näidata. Ma teen kohe selle kaldse pinnasega mudeli BIM Colab'iga lahti, siis ma näitan seda ka, et kuidas IEC välja näeb. Siis saan edasi minna.
Trimble Connect ei suuda neid pindasid normaalselt näidata, nii et kui sa avad RFM-i mudeli Trimble Connectiga, siis seal on pooled asjad puudu. Asi ei ole RFM-is, vaid asi on Trimble Connectis. Ta lihtsalt ei suuda kuvada selliseid keerulisi pindasid ja tihtipeale ka mingeid lihtsamaid asju, sest et need mingid advanced IFC prep'id on seal sees. Aga näed, igatahes seesama keerukas pind on olemas, et sul on võimalik ka kuhugi, ma ei tea, Teklasse või kuhu iganes Revitisse või mis iganes põhjusel see genereeritud pinnase mudel saata. Nii saab kasutada erinevaid pinnasarvutusmudeleid vastavalt olukorrale. Nendest sai kohe alguses räägitud, hinnata vajumeid hoone kõikidele osadele ühes mudelis, hinnata vajumite erinevustest põhjustatud konstruktsioonide sisejõudusid, selles saviläätsega mudelis hästi näidatud ja viimases ühtlustada vajumeid konstruktsioonide geomeetria ja jäikuse valikuga. See oli siis selles plaatvundamendiga näites, kus ma plaatvundamendi tõin hoone alt välja ja siis tegelikult saime need vajumid nagu enam-vähem normaalseks. Ja siis teha etapilist analüüsi koos Construction Stages mooduliga. Et sellele sai nüüd küll vähe keskendatud, aga see ei olnudki eesmärk sellel webinaril ja jah, nii ongi. Ja mida veel ei saa teha, sellest peab ka nüüd ikkagi rääkima. Ja siin üks vaataja tegelikult küsibki kohe vaiade kohta. Ma saangi sulle kohe nüüd vastata selle slaidiga. Mida ei saa veel teha, et kandepiirseisundi hinnangud pole veel olemas, et sa saad vajumeid kenasti hinnata, saad oma pinget kätte, kontaktjõud ja nii edasi, eks. Aga sa pead ikkagi tegema kuskil väljaspool hetkel selle kandepiirseisundi kontrolli. Aga see on tulemas, ei tea kuna, aga nad tegelevad sellega. Vai-vundamentide analüüs on samamoodi in development, et plaanis on, kindlasti tuleb, täpsemalt ei tea millal. Ja siis see soil hardening, et kus see lastusmoodul siis erinevates etappides nagu muutub, et see on planeeritud suvi 2023-ks. Ja see moodul on üks odavamaid tegelikult praeguse seisuga ja ma millegipärast kahtlustan, teades Globali stiili, et siis kui see soil hardening tuleb välja või hakkab välja tulema, siis nad krutivad hinda juurde. Et soovitan praegu kähku ära osta. Hetkel maksab 1000 euri pluss siis 150 euri maintenance aastas, mis tegelikult on, kuna siin on RFM-il on online litsentsid, et ühte litsentsi saavad kõik inimesed ettevõttes kasutada, siis tegelikult see väike 1000 euri, ma arvan, elab üle. Ja need on siis tänased hinnad, eks, võivad muutuda tulevikus. Jah, nii ongi, et minge vaadake meie kodulehte ka, sealt võib-olla leiate huvitavat informatsiooni beamsolutions.ee. Siis minge vaadake kindlasti Globali enda Geotech Analysis webinare, et Juliane Stopper on need 2 tükki teinud, väga head, asjalikud, lähenevad natuke teistsuguse nurga alt. Ma lihtsalt üritasin kontsentreeritult teooria lahti seletada ja uusi teistsuguseid huvitavaid näiteid näidata, aga kindlasti minge vaadake seda ka, neid 2 videot ka. Siis BIM Solutions Estonia koduleht, et nagu näete, siis siin olen varem juba teinud Global RFM-i kohta puit, teras, betoon, et minge vaadake kindlasti neid ka. Ja mis on veel tulemas? Kõigepealt siis Globali enda webinarid, et 09.02, see on juba sellel neljapäeval. New Features of Concrete Design add-on. Kindlasti ise ka vaatan. Siis järgmisel nädalal on Most Frequently Asked Questions. Vahepeal leiab sealt mingi päris huvitavaid trikke või mingi probleeme, millele siis nad vastavad. Ja siis enda poole pealt, et 08.03, 8. märtsil teen ristkiht liimpuidu kohta. Jällegi Globalil endal on selle kohta webinare, aga üritan niimoodi 90-95% teistsugust content'i teha. Ja mingi hetk, ei tea veel täpselt, ilmselt märtsi teises otsas teen idea staatika stiil taskukohase ekspertlitsentsi võimekuse kohta ühe sellise natukene võib-olla lühema webinari. Vot, ja sellega siis kõik, et minu kontaktid on siin, olete millestki huvitatud, siis võtke ühendust ja saadan teile varsti siis webinaris näidatud mudelid, välja arvatud siis see üks hoone, mis on päriselt projekteerimises praegu. Vot,
nii et olge mõnusad ja näeme järgmisel webinaril.